aga mul on eriti hea meel, et Merike Stadnik on minuga täna nõustunud seda tunnikest siin võtma ja arutama juhtimisest paari erineva nurga alt. Kõigepealt sulle, Merike, tere! Tere! Kuidas tuju on? Tuju on hea. Räägi meile natukene oma tausta ka, kes ei ole sinuga võib-olla aktiivselt kuskil sündmustel, üritustel või tööalaselt kokku puutunud. Millal sinust sai juht? Millal sa tundsid esimest korda oma elus seda, et ohohoo, ma pean siin kedagi või midagi juhtima hakkama? No tegelikult see juba, kui nüüd võtta, siis see juhtus ikkagi ammu, et mu esimene juhtimiskogemus oli circa 14 aastat tagasi, ma arvan. Et see oli niisugune esmane kogemus, kus ma sain siis nii-öelda meeskonna kohe, et 5-liikmeline meeskond oli mul ja siis oli see, et mul eelnevat kogemust juhtimisel kui inimeste juhtimisel ei olnud, et see oli tõesti esimene kord, kus mind siis vette visati, et nüüd tuleb hakata juhtima meeskonda. Meeskonda või naiskonda? Toona oli naiskond, jah, toona oli naiskond, et pidin astuma naiskonna ette, et siis tegelikult ma olin üpris noor ja kuna mu valdkond on selline kinnisvara korrashoid, siis ehk põhimõtteliselt kinnisvara korrashoid on siis see, et me tegeleme hoonete ja kinnisvara nii-öelda väärtuse säilitamisega ja siis, et nad ikkagi püsti nii-öelda seisaksid, et kõik teenused on seal siis esindatud, on ju, et sisekoristus, välikoristus, tehnohooldus, põhimõtteliselt siis kõik sellised teenused nii-öelda, mis siis aitavad meil, et kinnisvara oleks siis väärtuslik ja hoitud, et selles valdkonnas ma siis nii-öelda toimetan, et jah, ja minu esimene siis meeskond oligi sisepuhastuse valdkonnas, et pidimegi siis vastutama erinevate hoonete sisepuhastuse eest ja olin siis nii-öelda, pidin siis hoidma meeskonda ja samalt poolt klienti, et ma olen alati niisugune kahe vahel olnud, et pead looma hea meeskonna ja pead samas kliendile väga head teenust pakkuma. No kui me siin varasemalt seda meie tänast vestlust kokku leppisime, siis siit tulid päris mitu huvitavat teema nüanssi esile. Üks on see, et sa oled juht, aga sa oled naine ka veel. Et kuidas need kaks asja küll ikkagi siis tänases juhtimiskultuuris kokku sobivad. Ja siis me rääkisime sellest, et juht kui tasakaalustaja ja natuke oli juttu ka sellest, et tegelikult ikkagi need Eesti juhid nagu vahel ei kippu nagu päriselt ikkagi aru saama, et mis see nende roll on, et miks nad ennast juhiks kutsuvad ja mis siis see teekond nagu endas sisaldama peaks. Kui sa nüüd enda õppetundidesse vaatad, et noh, mõneti need vaatenurgad on, me räägime nädalast nädalasse nendest võib-olla erinevate kogemuste kaudu, aga et kui sa enda sellesse 14 aasta pikkusesse peekonda vaatad, siis no millised need kõige suuremad ämbrid on, mida sa oled ikkagi ise pidanud läbi kolistama ja aru saanud, et noh, püha müristus, et kuidas ma sihukest asja üldse mõtlesin, et ma juhina võiksin või peaksin tegema. No ämbrid, see on tõesti väga hea küsimus, et ilmselt need tulevadki, pigem on see, et noh, kuna kliendi poolelt ütleme niimoodi, et seal on alati olnud, on ju selge fookus, sul on täpsed juhised, täpsed lepingud, sa tead täpselt, mida sa pead tegema, et see on nagu niisugune mustvalgelt, on ju, ja siis me lähemegi selle poole, et sul on nagu meeskond, keda on vaja siis nii-öelda juhtima hakata. Kõige niisugune, ma arvan, et mis sellised, kus ma tõesti alguses ma tundsin, et ma tegin vigu või selliseid olid siis minu väljakutsed, olid see ikkagi, et erinevad inimtüübid, et ongi see, et sa pead igat inimest nii-öelda võtma ikkagi eraldi, et sa ei saa nii-öelda ühe käekirjaga kõike nii-öelda juhtida, et noh, kui sa oled algaja juht ja sul puudub kogemus, siis on tavaliselt see, et ma tahan öelda oma meeskonnale nii, tehke nii, me peame tegema nii, aga tegelikult on see, et tuleb mängu ikkagi see, et igal inimesel on oma erinevad võimed, oma erinevad nii-öelda ka nägemused, kõik, mis hakkavad mõjutama seda, kuidas ta nendele eesmärkideni ja tulemusteni, mis siis nii-öelda ettevõtte ootab, on ju, või siis see klient ootab, et kuidas me selleni jõuame ikkagi, et see
need pigem ma arvan, on ka see, need ämbrid või siis sellised asjad tulevadki just sellest inimeste juhtimist, kus ongi see näiteks tagasiside andmine on ju, et kuidas sa annad seda tagasisidet, et no alguses ma olin ikkagi noor ja mul oli see, et noh, kui tagasisidet annad, siis sa ütled konkreetselt, mis on nagu ja mida ma tahan on ju öelda inimesele, et hästi sihuke otsekohene ja siis me saame kohe asja juurde nii-öelda minna, aga tegelikult on ikkagi see, et tänaseks olen ikkagi jõudnud oma kogemustega sinna, et mõned inimesed ei talu vaata seda otsest nii-öelda tagasisidet ja võib-olla see võib kõlada väga kriitiliselt, aga tegelikult see ei ole ju meie eesmärk, et inimesele anda kriitikat, et tegelikult me tahame teda ikkagi, et ta parandaks ennast või vaataks nagu siis otsa sellele, et mida neid näiteks siis klient ootab või mida ettevõte temalt nagu ootab, et mis tulemusi me peame tegema, et kindlasti ma arvan, et pigem on need asjad käinud sellise meeskonna juhtimise ja erinevate inimeste nagu vahel, et need on need lihvimiskohad olnud, et mida sa kogu aeg nii-öelda siis õpid ja saad juurde ja noh, täna ma mõtlen küll, et 14 aastat, aga ikkagi suudab mõni töötaja, mõni inimene üllatada mingisuguse sellise probleemiga või murega või oma nii-öelda iseloomujoonega nagu täiesti, kus mina pean ka hakkama kohanema nii-öelda, pean hakkama kohanema, pean hakkama mõtlema, pean nagu hakkama tegelema nagu sellega ja ka endasse nii-öelda vaatama, et see on kogu aeg nii-öelda pidev töö, et tänapäeval hästi ju räägitakse ka nendest generatsioonide vahedest nii-öelda, et mis nendel nii-öelda need isikuomadused on, mis on nende ootused, et need on ka ikkagi nii-öelda tänapäeval ajas siis nii-öelda muutuvad, on ju, et siis sa pead ka kogu aeg juhina ikkagi kohanema ja võtma siis seda nii-öelda fookust just sellele üksikinimesele ka. no ma ei tea, palju sul neid erinevaid generatsioone seal juhtida parasjagu kokku on igapäevaselt, et kinnisvara valdkonnas ma kujutan ette, et seal on niisugused vanad kalad ja siis seal on niisugused verivärsked suure energiaga tulijad, eks ole, kellel on ikkagi väga erinev taustsüsteem ja kogemuste pagas ja ka ootus töökultuurile ja juhtimisele kindlasti ka, et kas me oleme varasemalt seda teemat küll puudutanud, noh, et üks on selline mugavusjuhtimine, et võtan endale siin tiimi nagu sellised endale sarnased inimesed, et siis me siin kõik saame ühtmoodi aru ja teeme ühesugust nalja ja on õudselt mõnus noh, tööl käia iga päev koos, eks ju, ja neid on hea mõnus juhtida ka, sest kõik teavad, mis nad justkui nagu tegema peavad, et kuidas sul see reaalne olukord on, et kui kirju seltskond töötegijaid, sõpru, kollektiivi sul seal on? Ütleme nii jah, et sa ütlesid õigesti, et valdkond on selline, kus ongi nagu väga erineva vanusega ja väga erinevaid inimesi, et ütleme niimoodi, et selles valdkonnas ma väga ei ole saanud teha seda, et sa mugavalt valid endale täpselt need, kes noh, kellega mul ongi mugav, on ju, et poole sõna pealt ta saab aru, kus me läheme, kus me teeme, mis on eesmärgid, et me nagu saaksime kohe ühele lainele või meil oleks kohe need põhiväärtused ja asjad oleksid paigas, et noh, seda ikkagi ütleme, seda mugavust ja seda luksust mul ei ole olnud, et pigem ongi see, et ajas ma olen ka õppinud, et mõni väga hea spetsialist ongi see, kes on nagu oma nii-öelda teadmistega ja tema võib-olla mingis kohas teabki spetsiifiliselt, noh, kui ma toon siin väga siukse mehise ala, et tehniliselt ongi, on ju tugevam, et või teab tehniliselt oma spetsiifilist ala, on ju, et siis ongi, et ta ongi nagu selles mõttes erinev ja temaga võib-olla peabki erinevalt nii-öelda selles mõttes nagu vaatama, et ta päris võib-olla ei ole minu isikuomadustega ja selliste, kus mul on mugav nii-öelda, et me kohe jookseme ühes suunas ja saame nagu aru, et selles mõttes jah, ma ütlen pigem, et ja see on kindlasti mulle kui juhile olnud väga hea arendav pool, et ma peangi väga paljude erinevate inimestega tegelema ja ongi see, et need erinevad inimesed annavad sulle nii palju erinevaid nurki, mõtteviise, kõike seda poolt, mille peale sa võib-olla nii-öelda, kui sa oled oma nii-öelda mugavustsoonis ja suhtled mugavalt nii-öelda nendega, kellega võib-olla on see klapp ja see on ju parem, et siis tegelikult nemad võib-olla sind ka ei arenda niimoodi, et selles mõttes mul on väga hea meel ja täna juba kui mul on vaja meeskonda nii-öelda
uut inimest ja kui toimub värbamisprotsess, siis tegelikult ka juba ma nii-öelda olen selles osas teadlikum, et ma nagu kaalun kõiki variante võrdselt, et kui inimesed ongi nagu väga erinevad, väga erinevast vanusest, väga erineva taustaga, vahest oleme võtnud ka tööle, kellel võib-olla ei ole kogemust, aga ta isikuomadused sobivad väga hästi, et siis tegelikult noh, me integreerime lõpuks teda siis sellesse meeskonda, et lihtsalt vaadata, et see ka meeskond oleks ja noh, erinevus meeskonnas tegelikult lõpuks annab mingisuguse väärtuse kindlasti juurde. no väga paljud juhid, kellega mina olen nüüd läbi aastate ka suhelnud, on öelnud, et juht on ikkagi selline 24/7 elustiil, et seal väga keeruline on jagada nagu töö ja eraelu piiri, et pead juhtima kogu aeg, mõtlema kaasa ja võib-olla lahendama noh, kriisiolukordi, situatsioone ka töövälistes paikades ja töövälistel aegadel ja et noh, et seal ei saa sellist tavapärast 9-7 või 9-5 noh, et see on mu tööaeg ja see on mu isiklik aeg. Samas oleme me ka palju rääkinud sellest, et kus tekivad need konfliktikohad sinu jaoks, millal sa nagu mõtled, et no juhina ma peaks nagu seda niimoodi lahendama, aga vot inimesena, vaat mul on mingi error siin või vaat naisena ma hoopis tahaks seda asja niimoodi lahendada. kui palju sa pead igapäevaselt päriselt, Merike, sellistes olukordades olema, kus sa pead nagu noh, korra mõtlema, et oot, et milliselt positsioonilt ma sellele situatsioonile tegelikult lähen? Mm -hmm. Neid, ütleme niimoodi, et neid situatsioone ikkagi nii-öelda on, et noh, meil tuleb alati sisse ka nii-öelda kliendi vaadet, on ju, et noh, kliendil on ka hoopis nii-öelda oma arvamus, et selle poole pealt kindlasti mul on väga palju neid selliseid konfliktikohti, aga ma olen enda jaoks teinud nagu sellise noh, see ei ole nüüd tööriist, aga kuidas ma alati neid olukordi lahendan, on siis niimoodi, et mul ongi, et ma mõtlen läbi nagu mõlemad vaated, on ju, ja ma kunagi ei tee nii-öelda, kui ei ole muidugi mingisuguse väga kiireloomulise või kriitilise kiirusega pead selle otsuse nagu tegema, aga see on küll mul nagu aidanud, et ja mu kolleegid juba ka teavad, et kui mul on vaja mingisugune tähtis otsus või mingi suund mõelda, et siis ma ütlen, et noh, ma magan sellega öö ära ikkagi ja siis ma järgmisel hommikul värske peaga ikkagi tulen selle teema juurde tagasi, et ma nagu selles mõttes oma sees seda konflikti üritan väga realistlikult ja mitte emotsiooni pealt nagu lahendada ja teha, et ikkagi kuna ettevõte ka on oma nii-öelda selline suund, oma strateegiad ja asjad, et siis kõik need ma üritan lõpuks, et need ikkagi väärtused oleksid kõik nagu ühised ja ühtselt nagu mõistetav, et ma ei peaks võtma midagi väga sellist vastu, mis on nagu vastuolus nii-öelda mingite põhimõtetega. Me Merike muidu ikkagi üldiselt aktsepteerime seda põhimõtet, et meil kehtib võrdõiguslikkus ja inimesi tuleb hinnata nende professionaalsete oskuste ja tegude kohaselt ja see, et kas on mehed või naised, ei ole vahet. aga täna me räägime naistest juhtimises ja sa oled natuke nagu ise torkinud seda teemat, et ütle mulle, kust sind see teema siis tegelikult igapäevaselt juhina torgib, kas ja millal on mehed paremad juhid, millal on naised paremad juhid või kus tegelikult tekib see päriselt see erinevus sinu arvates sisse? No tegelikult ütleme, et täna nii-öelda, kui mind väga juba see nii-öelda, ütleme nii, ei mõjuta, aga tegelikult ütleme selle sees ja see ikkagi mind mõjutas negatiivse poole pealt, siis oli ikkagi päris alguses ja päris alguses just, et ma olen sellest kirjutanud ka varasemalt ja võib-olla sellest väga ei räägita, aga just ongi see tegelikult, et mingil hetkel ongi see, et kuidagi ma arvan, et ajalooliselt on see, et naised on ju on kodus ja rohkem võib-olla ei juhi ja kui tulevad veel lapsed on ju, siis sa fokusseerid sinna ja kus sa siis selle aja võtad, et olla juht
et võib-olla see on natukene seda mõjutanud ja tegelikult kui ma päris alguses nii-öelda oma esimese juhi positsiooni just vastu võtsin, siis tegelikult minu eelkäija oli meesterahvas ja ma pidin kohe mahtuma sinna kingadesse ja ma pidin mahtuma kingadesse sinna, et ma olin naine ja mul ei olnud kogemust nagu juhtimiskogemust nii-öelda, et see oli nagu kohe selline minu esimene nii-öelda proovikivi ja muidugi ma esimese aastaga nii-öelda põlesin läbi ka selles osas, et just see, et ma üritasin anda ennast kõik, üritasin teha maksimum, et sa üritad ennast nagu meeletult tõestada. Püüdsid ennast mehena teostada. Teostada jah, et oligi, et mingite teemadega oligi, et meeskonnaliikmed, ma ei tea, kas teadlikult või mitteteadlikult, et kuna see meesterahvas jäi edasi nii-öelda ettevõttesse, siis meeskonnaliikmed ikkagi pöördusid nagu tema poole, et võib-olla oli see kindlus või et nagu tema poolt saab alati vastuse ja mina võib-olla olen uus ja võib-olla päris täpselt ei tea, et selles osas jah, ja alguses oli ikka raske, et kui me käisime ka koos kliendi kohtumistel, siis noh, kliendid ka nagu alguses vaatasid, et ahah, et naisterahvas, noor, et ennem oli ju meesterahvas, et ja siis oligi, et kui mingitest probleemidest hakati rääkima, siis pigem ei pöördutud minu poole, vaid oligi pigem nagu ikka siis meeste poole ja muidugi ka erinevates nii-öelda projektides on mul olnud kogemus siis, et just see, et kus noh, see võib-olla ei ole võistlus, aga selles hetkes ikka, et antakse ikkagi nagu projekte meestele, kuna neil on kindlasti mingid tugevamad on ju omadused, et jah, minu teekonnal on olnud seda momenti, kus see on nagu mind puudutanud ja ma päriselt olen tundnud, et võib-olla ikkagi nagu mind ei võeta võrdväärsena. Oled sa nüüd takkajärgi, nüüd on 14 aastat sellest algusest möödas, eks ju, päris pikk aeg ju. Elu ja ühiskond ja kultuuriruum on vahepeal ka muutunud väga palju. Et millal see sinu jaoks kuidagi nagu muutuma hakkas, et kas see hakkaski nagu väliste tingimuste tõttu muutuma, vahetasid lihtsalt positsiooni või toimus ikkagi sinu sees mingisugune nihe ja muutus ja arusaamade ma ei tea, korrigeerimine? Ma pigem arvan, et mõlemat, et ühiskond kindlasti ka täna rohkem ikkagi räägib ja naisjuhte edukaid rohkem nagu näidatakse ja nad võtavad ikkagi rohkem nii-öelda sõna ja kindlasti ka see iseenda nii-öelda siis kogemus ja see areng nii-öelda selles suunas on ju, et kindlasti on see, et kui sa oled kuskil positsioonis on ju, et siis sa ei jää sellesse kinni, et või võrdlusesse kinni enda puhul, et kas ma siis olen piisav või ei ole, et pigem on ikkagi fookus sellele on ju, et kes olen mina, kuidas juhin mina, kuidas on minu juhtimisstiilid, mis on minu eesmärgid ja kuidas ma neid saavutan, et kindlasti nagu minu teekonna positiivne on see olnud, et sul ongi eesmärgid ja sa tegudega ja nii-öelda siis nendega näitad seda, et noh, on võimalik, et kõik läheb hästi, et mul on tugevad isikuomadused ja need kõik toetavad seda, et olla nagu see naisjuht. No sa oled meil vist kogemuskohtumistel ka käinud erinevate juhtidega kohtumas, sinu töö valdkond on selline, et noh, sa ilmselgelt pead väga palju juhtidega kokku puutuma, asju ajama, läbirääkimisi pidama, lepinguid sõlmima. No kumb siis ikkagi on parem juht, meesjuht või naisjuht? See on hea küsimus, et mina ei tõmbaks kuidagi, ei üldistaks seda, et mul endal on olnud kogemus, et mul on olnud väga hea naisjuht ja mul on olnud kehvem naisjuht ja mul on väga head meesjuhid olnud ja mul on ka natukene võib-olla kehvemad meesjuhid olnud. Et selles mõttes ma arvangi, et seda ei saa nagu võtta, et kumb on nagu parem või kuidas on, et ma arvan, et see on kindlasti, peab olema see aeg ja ruum ja mis positsiooni inimene kannab, mis on tema roll, mis on isikuomadused, et ma nagu niimoodi ei liigitaks kohe seda, et kes on nagu kuskil parem, et kindlasti igas valdkonnas on kindlasti omad head naisjuhid ja oma head meesjuhid. Aga kas sa valdkonniti julged teha mingit erisust, et
noh, ma ei tea, näiteks sa ise, et millistes valdkondades sa pigem näed ennast juhina ja kuhu sa pigem naisjuhina lihtsalt ei topiks oma nina? no ma arvan, et ilmselt kuna ma vaatan ka enda valdkonna sisse, et me saame ka teenuse lõikude mõttes nii-öelda mõtestada, et kus ma siis saan, kus ma tahaksin olla juht, et kindlasti ma arvan, et ma pigem ei sobiks, kui on väga mingi tehniline ala nii-öelda, kus ongi väga tehniline, siis spetsiifiline ala, et mitte võib-olla sellepärast, et mul ei ole nagu lõpuks teadmisi saab alati juurde õppida, aga pigem ma arvan see, et lõpuks peab olema sul ka endal see huvi ja sisemine põlemine, et mida sa nagu tahad teha ja mida sa tahad, on ju juhtida, et lõppkokkuvõttes juht ju juhib inimesi ja meeskonda, on ju, et kui ma olen erinevate juhtidega kokku puutunud, siis mingid probleemid ja sellised tegelikult on ju samad, on ju meeskonnast, mis hakkavad nii-öelda siis kooruma, kuna meil on tegemist erinevate inimestega, et sellised, ma arvan, need kokkupuutepunktid, mis muredega juhid nagu kokku puutuvad, et tegelikult need on ikkagi väga sarnased. No kui palju sa arvad, et meil on päriselt Eestis neid väga suure potentsiaaliga naisjuhte, kes tegelikult istuvad seal klaasseina taga ja noh, ei julgegi liikuda või sisemiselt ei taha, sest arvavad, et noh, ma ei tea, ju need mehed siis on paremad juhid, et palju, mis sa arvad, et mis nagu väljaspool sinu enda kogemust tegelikult toimub? Tegelikult ma arvan, et pigem on see, et potentsiaali on oluliselt rohkem, et kui täna ikkagi see teostub ja ma arvangi, et see muidugi on kindlasti paljud inimesed on need, kellele sobibki selline, et ei ole juht nii-öelda, et ta ei tahagi juhtida ja noh, see on täiesti okei, et igal inimesel on oma selline, aga kui ma vaatan ka nii-öelda oma meeskonnas nagu laiemalt ringi ja kui ma võtan näiteks noori või võtan juba siis nii-öelda mõnda, kes ütleb, et ei, et ma olen siin ja mulle meeldib, aga tegelikult ma näen, et tal oleks potentsiaali, tal kõik isikuomadused toetavad seda ja kui ta juhib mingeid väikseid projekte näiteks, et tal tõesti on see potentsiaal olemas, et ta saab nagu selle ühtse meeskonna tunnetuse ja kogu selle poolega, et ma arvan, et neid, kes võib-olla täna ikkagi ei julge ka seda sammu teha või välja astuda, et kindlasti seda poolt on seal klaasseina taga. Nojah, mõnes mõttes mulle meeldiks ka ühiskond, kus me ei peaks segregeerima inimesi mitte ühelgi viisil ja kõik tegutsevad täpselt seal, kus nad on võimekad ja ja tahavadki ennast arendada, eks ju, et samas noh, reaalsus on ilmselt natuke teine. Mida sa ütleksid nendele noortele neidudele, ülikooli lõpetanutele, kes liiguvad, ma ei tea, startup'i maailmadesse ja noh, oma esimestesse töökogemustesse sooviga või noh, et see karjääriredel kuskil ees ikkagi särab kui juhi karjäär, et mis on need praktilised soovitused, mida sa neile täna julgeksid oma kogemuste pealt ja peegelduste pealt nagu kaasa anda? No noortel on kindlasti see, et tuleb nagu selles mõttes proovida, et nooremana on sul lihtsalt palju suurem teekond ja nagu selles mõttes aeg ei mängi on ju nii palju rolli, et kindlasti nagu pigem proovida ja katsetada seda, et kuidas on olla nii-öelda juht või liikuda selle poole, et tegelikult on ju alati ja mul endal on olnud ka see põhimõte, et noh, kas kui tuleb näiteks isegi kui tuli see juhi pakkumine esimene, et ma tegelikult ju teadsin, et endal oli nii suur kahtlus, et mul ei ole ju kogemust, on ju, et aga seda kogemust ei tule, kui me ei proovi seda, et kui me ei tee seda ja kui me selgubki tegelikult, et see ei sobi mulle või see ei ole üldse, et mulle ei meeldigi näiteks inimesi juhtida või tegeleda juba näiteks, et igal ju töötajal on omad nii-öelda ka kas probleemid või asjad, et noh, kui mulle ei sobi see on ju, et siis mul on alati võimalus ju minna teist teed nii-öelda ja leida enda jaoks ikkagi see õige teekond, et kindlasti on see, et proovida ja kui on võimalus, siis kindlasti sellest kinni haarata nii-öelda. Ma arvan, et väga õige soovitus. On sul mõni hästi praktiline nõuanne ka, et
ma ei tea, kui, kui kõrgete kontsadega tohib naisjuht käia ringi, kas on nagu, et kuule, noh, mõtle enne, kui teed või noh, et ma ei tea, kas on mingeid päris elust nagu praktilisi nõuandeid, mida sa oled tunnetanud, et kuule, noh, juhina, noh, vot peaks nii või nii ei tohiks. Kui sa oled jah, väga-väga noor võib-olla ja naisterahvas, siis jah, ära päris sellega, millega õhtul nii-öelda peol käid, et jah, ära tikkkonstadega siis tule, on ju, et võib-olla ikkagi jälgida seda nii-öelda siis etiketi poolt, et kuidas me ikka nagu tuleme, et see on niisugune võib-olla läbi noh, et mingisugused sellised praktilised soovitused. aga tegelikult on ju ikkagi niimoodi, et kui inimesel on kui ta lähebki kas siis vestlusele on ju, või ettevõttesiseselt tekib võimalus mingit projekti nii-öelda juhtida või otsitaksegi kedagi, et siis kindlasti ongi see, et ennast nii-öelda välja tuua ja öelda, et ma tahan proovida ja muidugi ettevõtte siseselt on võimalus alati ka ju arenguvestlustel nii-öelda välja öelda, et ma tahan proovida näiteks juhtimist, et siis kindlasti nii-öelda ennast ka siis julgelt nii-öelda pakkuda siis selles osas, et näidata, et sul on see valmidus olemas, sest et tegelikult ju, kui sa teed oma tööd ja võib-olla sul on see mõte, et ma tahaksin proovida juhtida, siis noh, see, et sul seal mõte on, see ei pruugi kunagi realiseeruda, kui sa päriselt ei näita seda huvi välja ja kui sa päriselt ei taha nagu midagi nagu päriselt ära teha, et keegi sind nagu läbi näeb ja tuleb sulle pakkuma seda, noh, see tõenäosus on ikkagi päris väike. aga kui sa päriselt tahad ja päriselt lähed ja päriselt julged, ega siis enam ei tule sulle keegi nagu seda sugu otseselt näpuga nagu näitama enam. Pigem ei tule jah, ma arvan, et see on jah, et kui inimesel tegelikult on ikkagi noh, viimase aja praktikas ikkagi ma olen seda näinud, et kui inimesel on väga suur tahe, et me oleme ka töötajaid võtnud näiteks valdkonnaväliselt tööle, aga inimesel on nii suur tahe, siis tegelikult see tahe on see, et ta ikkagi lõpuks lööb läbi, sellepärast et ta tõesti tahab areneda, ta tahab seda teha, on ju, ja ta usub, et ta saab nii-öelda hakkama, et see on kindlasti üks väga oluline nii-öelda omadus, et kui sa tõesti tahad seda. no me siin niimoodi natukene ajakirjanduslikult üle paisutades ja utreerides räägime mehed ja naised, aga noh, tegelikult on ju olemas ka veel nagu see teine sügavam pool, maskuliinsus ja feminiinsus, et milline juht sina oled, kas sa oled niisugune maskuliinne juht või pigem niisugune püüad nagu feminiinset energiat tuua tuppa ja korraldada niipidi, et või kuidas sa enda jaoks oled seda nagu tasakaalustanud? noh, eelkõige jah, ma pigem olen nagu selles osas nii-öelda naisjuht on ju, et kindlasti ma kuidagi ei ürita olla siis nii-öelda selline näiteks nagu mu meeskolleegid on ju, et seda kindlasti mitte. aga võib-olla on alati see, et juhtidel on oma, kui me hakkame siin liini pidi minema, on ju, meesjuhid ja naisjuhid on ju, noh, kindlasti meestel on mingisugused siis nii-öelda ütleme jõulisemad võib-olla mingisugused omadused, et võib-olla just nende omadust, et ka see, kuidas sa mida teed või kuidas või et noh, selles osas ongi see, et lõppkokkuvõttes on inimene ikkagi selline nagu ta on ju, ja kuidas ta ennast nii-öelda tunneb, et kuidagi hakata nagu seda meesliini nii-öelda välja tooma või noh, kindlasti mitte on ju, et pigem ongi, et iga juht ju on oma nii-öelda selline, nagu ta on ja kindlasti püüab jääda nagu iseendaks, et kui sa hakkad mingit rolli mängima, siis kindlasti see lõppkokkuvõttes ei mängi väga hästi välja. no me toome iga kuu kokku juba aasta otsa Eesti juhte ühte ruumi kokku, et nad network'iks, jagaks oma kogemusi, räägikski nendel teemadel, millest võib-olla kontoriruumides ei tahagi iga kord rääkida, eks ole, aga et midagi, mis on ikkagi vaja nagu
noh, kas mõtteid avardada, kogemusi jagada, hingelt ära saada ja siis siin paar nädalat tagasi Marika Raiski helistas, ütles, et talle tundub, et mehed on oluliselt paremad network'ijad kui naisjuhid. et mehed ikka lähevad üritusele, teavad, mis nad tahavad saada, lähevad kohe juurde, tutvustavad ennast, küsivad, aga et naised nagu pigem niimoodi hiilivad ja vaikselt ja mõtlevad, et noh, ma vaatan, võib-olla ma siin pärast jõuan temaga suhelda või noh, pärast meilin talle, eks ju. et Mhm. et kuidas sina nagu network'id, mis on tegelikult selles mõttes oluline teema, et kust need koostöösuhted igapäevaselt ikka tulevad, ikka network imisest ja samamoodi ega see karjääriredeli klotside kokkuehitamine on ka ikkagi network imine, eks ju. Mhm, mhm. Selles osas ma olen nõus jah, et kui üleüldist vaadata, siis mehed on paremad jah, ja võib-olla avatumad on ju ja julgemad selles osas, et aga kindlasti on see, et kui sa oled juba teadlik juht ja oled pikalt seda teinud nii-öelda, et siis tegelikult see network imine hakkab lõpuks ka tulema loomuliku osana nii-öelda, et ongi, et sa lähedki sinna üritusele ja sa ei hiili seal vaikselt, vaid oledki nagu selles osas aktiivne nii-öelda suhtleja on ju seal keskkonnas, et sa tead täpselt, et mis sa tuled ja enda puhul ma ütlen küll, et ajas on see muutunud, et kui sa lähedki kuskile üritusele, siis sa astudki ligi ja hakkadki nii-öelda rääkima, aga ma arvan, et meestel nagu algus kindlasti on see julgus ja see nii-öelda ja see avatus ja vabadus minna, et ma arvan, et naised hakkavad üle mõtlema nii-öelda võib-olla mingis kontekstis on ju, et jah. Reili just kirjutab siin, et tema ei ole üldse selle väitega nõus. Arvab, et see on ikka pigem isiksuses kinni, mis on ka Reili absoluutselt muidugi õige jutt, et ega me ei saagi öelda, kes on parem, kes on halvem, aga hea, et juba vaidlus tekib. Ma nüüd annaks teile head naisjuhid eelisjärjekorras siis, kes te siin täna nüüd kaasa mõtlete, võimaluse teha ka oma mikrofonid korraks lahti ja rääkida meile oma kogemusest naisjuhina ja meil on mehi ka siin toas, jõuab kommenteerimiste kord nende kätte ka, aga palun nüüd, naisjuhid on õige hetk näidata julgust ja kaasa rääkida. aga selles osas ma olen nõus selle ka kommentaariga, et noh, et täpselt ei saa nii-öelda, ega igas asjas sa ei saa liigitada nagu, kes on parem või kes ei ole, et siin tõesti noh, isikuomadused ja see, kuidas inimene on, et see on täiesti nagu jah, selline. Täiesti, ma tahaks mõelda, et see nii ongi, aga samas, kui me vaatame seda, milliseid noh, erinevaid ühiskondlikke liikumisi või programme on tehtud, eks ju, naised programmeerima, noh, et ega siis tegelikult ei ole ju keegi kunagi võtnud ära õigust naistel programmeerida, eks ole, aga et järelikult on seal mingisugune ka, kas noh, takistus või klaassein või uskumuse see, et peab tõukama natuke ja julgustama, eks ju, et noh, selles mõttes me ikkagi paraku ka ühiskondlikult oleme veel seal kohas, et tuleb seda julgustustööd teha ja selleks me neid podcast'e ju teemegi ja neid kogemusi jagame ja räägimegi, et ühelt poolt on õudselt hea ju kuulda, et noh, ma ei olegi mingi imelik naisjuht siin, eks ole, et on teisi ka ja võib-olla ma olen veel naiselikum naisjuht kui sina, eks ju, et ma ei tea seda niimoodi enne, kui ma ei vaheta neid kogemusi, ei kuula teiste mõtteid ja siis saad aru, et näe, et olen niisugune pehmo juht või olen liiga karm juht või olen liiga, mõtlen ainult iseendale või eks ole, et noh, et sellepärast me seda arutelu peamegi, aga. et mina olen siin Kalespas olnud nii kaua ja tegelikult juba ehituse ajast ja kuidagi, kui ma siia tulin, siis siin oligi ainult üks paduehitus ja võib-olla sarnane nagu Merike olukorraga, et selline natuke meestekeskne töö, igasugune projekteerimine, ehitamine, tehnilised lahendused ja noh, mina olen nagu turismiharidusega tegelikult turismiärijuht, aga ei ole ju midagi üle mõistuse, millega sa ei saa kurssi viia, et kui sa pead meestega võrdselt istuma ehitussoojakus ja vaidlema seal, siis noh, tuleb endale kindlaks jääda ikkagi mõnikord, sest mõne koha pealt naised nendel on nagu see, kuidas ma ütlen, teenuste tunnetamises mõnikord nagu eelised. Nad on võib-olla empaatilisemad või mingites olukordades see lööb välja, et need naised nagu balansseerivad seda
seda maskuliinsust seal, et kui ma naisterahvana ikkagi midagi ütlesin, siis mehed ka kenasti kuulasid ja me vaidlesime need asjad seal laua taga selgeks, et lõpptulemus tuleb seda parem, et ei maksa nagu häbeneda, et mis ma siin meeste mängumaal nüüd olen, onju. ja kuidas täna, Piret, on, kas on meeste mängumaa või on naiste mängumaa? No ma pean kogu aeg siin väga mehelike teemadega tegelema, igasugused, noh, maja on ju keeruline, veekeemiast alates ja kõik, et no mul on ikkagi, muidugi meesterahvas on siin tehnikajuht, on ju, et seal ma ei kujuta ette, ei ole ühtegi naiskandidaati olnud isegi teatud ametikohtadele, aga meil on ju üldse väga naiselikud ametikohad siin hotellis, et millegipärast ju ei tule need mehed siia koristajaks või kokkasid meil on küll jah, ja turvamehi, ja vetelpäästjaid, aga üldiselt on meil nagu naiselikud ametikohad, valdavalt mehi on palju vähem. Et aga naisjuhina ma tunnetan ikkagi toetust, et kõik need mehed, kes meil siin majas töötavad, on minuga harjunud ja mina olen nendega harjunud. Meil sellist võimuvõitlust küll nagu ei ole. Mul on väga kenad kolleegid, kellega mul on väga pikk, meil on hästi palju staažikaid inimesi ja me oleme väga harjunud üksteisega siin, ma arvan. Ja uued, kes on tulnud, on ka sulandunud, et võib-olla on mingid teatud inimtüübid, kelle jaoks naisjuht on nagu midagi ootamatut. Ja ma olen siin majas ka esimene naisjuht, enne mind on olnud ainult mehed. Nii et, aga ei, kõigega saab hakkama. Liidia kirjutab, et ta on logistikajuht 15 aastat ja esialgu oli vaidlemine mehe vastu. Praegu juba parem. Nii et tundub, et ikkagi, kui me siin räägime sellist 10-15 aastasest ajaloost, et siis olukord on tegelikult oluliselt paremaks läinud, oluliselt võrdõiguslikumaks ja kindlasti on see, et haridussüsteem on ka vahepeal kaasa tulnud, et võib-olla asjadest räägitaksegi teistmoodi ja võib-olla rohkem avatult. Kuidas sina, Merike, ennast üldse nagu kursis hoiad, et juhina, et kas sul üldse on sellist aega juhina võtta, ma ei tea, minna koolituda, raamatuid lugeda, podcast'e teha, sul on need aega, aga kas sul neid kuulata ka on aega, et kuidas sa juhina ennast hoiad nii-öelda teravana? Ja, et see on oluline teema ja selles osas mul kindlasti on aega võtta nii-öelda teadlikult ka selleks, et praegu läksingi ka koolitusele nii-öelda just juhtidele, et see on ka hea network imise koht, et kohtud erinevate inimestega pluss saad teadmisi juurde. Et kindlasti olen fokusseeritud sellele, et käia aeg-ajalt koolitustel, et ennast nii-öelda hoida heas vormis nii-öelda ja kindlasti podcast'id on selles mõttes ju väga mugav, et tänapäeval sa saad ju, kui jalutama lähed ja hoiad tervislikku eluviisi, on ju, siis sa saad neid kuulata. Autos sõidan, panen ka nii-öelda podcast'i tööle, et see 30 minutit tööle, mis sa sõidad, sa saad juba tegelikult midagi kuulata, on ju, et ja raamatud on ka kindlasti see, kus ma võtan aega nii-öelda selle jaoks, et lugeda, et kõik see on väga oluline ja ma kindlasti teen seda ja võtan teadlikult aega nende asjade jaoks. No mis on sinu jaoks täna juhina niisugused järgmised 5 asja, kus sa mõtled ilmselt iga päev, et küll, et ma pean selle asja ette võtma, et see on midagi, mis on nagu järgmise 50 aasta nii oluline teema ja ma pean sinna süvitsi minema, ma pean õppima juurde ja ennast täiendama, et olla 10 aasta pärast sihuke tipptasemel juht, eks ju. No 5 asja on nüüd küll väga nii-öelda selline, et kuhu nii-öelda fokusseerida, et aga kindlasti, mis ma tegelikult tahtsin juba seda ammu, oli mul see to-do listis olemas, et ma tahaks ennast selle valdkonnas koolitada, et see coach imise teema siis, et see tuli nagu sellise väga suure populaarsusena, lõi kohe laineid. Coach juhtimine. Jah, coach juhtimine, et sellest hakati on ju rääkima, siis tegelikult see oli täiesti sihuke uudne ja täna ma olengi siis nii-öelda võtnud selle suuna, kuna ma saan aru, et tegelikult noortele ja noortematele on see nagu oluline ja kuna meie valdkonnas on ikkagi noori ja kui ma seal koolitusel olin, siis noored isegi vaatavad nii-öelda, et kuhu nad lähevad, et kas nende juhil on olemas see, et kas nad teavad, kuidas see coach'iv juhtimine on või mitte, et selle ma olen küll praegu hetkel endale teadlikult nagu fookusesse võtnud ja ennast harinud nagu sellel teemal.
ai. ai on ka väga oluline, et kuna see käib need esmased koolitused ja need on muidugi läbitud ja tehtud, kuidas kasutada, mis võimalused annab ja mis see üldse on, aga ma arvan, et see ühiskonnana ka tegelikult käib meil kogu aeg on ju kaasas ja sellest räägitakse palju, et sellest nii-öelda pääsu ei ole, et noh, kindlasti see on fookus, see on mu töökohal nii-öelda hakkab minema aina olulisemaks tööriistaks nii-öelda, et selles osas see on jah, kindlasti ka üks selline pool. Ja muidugi, mis mul praegu veel nii-öelda tuli, mis on ka viimase aastate teema on olnud see töötajate stress ja see läbipõlemise teema, et kuna see on olnud selline viimase aja, noh, kuna ongi, on ju, majanduslik olukord, kõik see, mis meil maailmas ümberringi toimub, enda mured, tervisemured, töömured, et noh, lõpuks inimesel ongi, on ju selline, et see on ka selline teadlik pool siis, mida kindlasti peab nagu tähele panema ja arvestama siis rohkem nii-öelda töötajate puhul täna, et seda ma olen ka viimasel ajal tunnetanud. No mis on üks asi, mida sina teed juhina selleks, et töökeskkond oleks psühholoogiliselt turvaline ja positiivne või nagu, et seal oleks hea olla sinuga koos tööd tegemas käia? Kindlasti ma ise olen sellise positiivse nagu suhtumisega ja ongi alati see, et kui on nagu mured või selline negatiivne õhkkond, et kindlasti ma räägin seda, et igal olukorral on nagu lahendus, on ju, et olgu see siis halb või väga halb, on ju, kui me peame valima nagu halbade asjade vahel, aga igas olukorras on ikkagi nii-öelda lahendus ja kindlasti see, kui sa lahendad selle ära nagu töö mõistes, on ju, et kindlasti see on mingi kogemus, on ju, et mis annab sulle pärast nii-öelda juurde. Aga üleüldiselt ja, et ma ise üritan alati nagu ka positiivselt suhtuda selles mõttes nagu nii palju, kui on võimalik, oleneb muidugi probleemi tõsidusest, aga ikkagi nagu hoida seda positiivset joont ja siis alati olla toeks sellega, et okei, me lahendame selle probleemi ära ja kindlasti olla toetav nagu selles. Kindlasti, et positiivset õhkkonda, et just on see, et sa käid siis noh, mitte network imine käis läbi, aga et sa oma töötajatega ka suhtled ikkagi, et sa ainult ei räägi võib-olla tööteemadest, vaid oledki niisugust vabamat õhkkonda, et inimesed tunneksid ennast mugavalt ka töö, noh, me veedame nii palju aega oma töökeskkonnas, on ju, et siis sul peab olema siia hea tulla ja tunda ennast kuidagi hästi, et kindlasti ma alati kutsun üles, kui on mingid mured, et kui üks-ühele on näiteks koosolekud, et kutsun alati üles, et kui ongi mingisugune mure, et ma olen alati olemas, tule räägime, püüame leida lahenduse, et olla niisugune üleüldiselt nii-öelda toetav ka. No seda meeste-naiste teemat on muidugi lõbus lõõpida, eks ole, ega see ei kao kuskile ära, et meesjuhid jäävad meesjuhtideks ja naisjuhid jäävad naisjuhtideks ja koos tuleb neid ettevõtteid ja organisatsioone kuidagi juhtida, aga tegelikult see nii-öelda laiem kultuuriline töökeskkonna väljakutse on ju see, et meil on eri kultuurist, eri keeletaustaga inimesed, keda on loogiline, et mõned need minusugused lähevad Eestist ära ja mõned teistsugused tulevad Eestisse asemele ja et see noh, elu kihab ja areneb, et kui palju sa seda oled pidanud juhina nagu noh, kuidagi teadlikult sellesse minema ja mõtlema, et aga kuidas, ma kujutan, kinnisvaras on ju väga palju immigrante, eks ole, kes tulevad tööle ükskõik mis positsioonidele, et ja nad ei pruugi kõik kohe ka keelt osata ja nende arusaamad kultuuriliselt inimestest, suhtlusest, töökeskkonnast on erinevad. Ja see on nüüd kindlasti midagi, mis nii nagu ai ei kao ära, ei kao see ka ära, eks, et see pigem ikkagi täieneb ja areneb. Palju sa juhina pead sellele mõtlema, et kuidas see kirju kultuur kõik omavahel ikkagi kokku sobitada? Selles mõttes mul väga otseselt ei ole, et
kui ma niimoodi mõtlen nii-öelda, kuigi erinevate positsioonidega, siis ma täna otse nii-öelda oma meeskondades nendega nagu kokku ei puutu. Et aga küll ma mõtlen seda, kui on erinevad nii-öelda rahvused, et seal on küll vahest see temperament või mingid sellised momendid, kus ma ikkagi pean nagu mõtlema sellele, et see nagu kaudselt nagu puudutab. See kindlasti ei ole kuidagi nagu takistus, aga jah, sa pead nagu teadlikult sellele ka vahest nii-öelda mõtlema ja see on ka kindlasti, mis selle inimese siis nii-öelda need iseloomujooned ja need, et kuidagi nagu mõjutavad, on ju seda, et see on nagu välja joonistunud. kuule, anna nüüd 5 meigi nippi ka Eesti naisjuhtidele, et kuidas ennast korda teha nii, et sa ei oleks see reedeõhtune tantsutüdruk, vaid sa oleksid ikkagi tõsiseltvõetav juht. Less is more on kõige parem soovitus ilmselt, et jah, et mul 5 meigi soovitust. See on naljaga küsitud, on ju, aga et tegelikult mis sa meesjuhtidest arvad, kas seal on nagu soovitada, et ma ei tea, kuulge, kas te peate alati selle musta ülikonnaga käima, on ju, et mida sa näed nagu, mis sul silma on jäänud? Meesjuhtide puhul väga midagi sihukest ei ole. Pigem on võib-olla see, et ma olen vahest nagu see, et kui sa vaatad mingisugust, välimus on selline, millele põhjal sa esimesena annad, on ju, hinnanguid, on ju, siis mõned vahest tunduvad kuidagi sihuke liiga karmi olekuga, et sul tekibki see, et okei, ma ei julge vist minna nii-öelda küsima, et võib-olla nagu see, et aga muidu, kui on vaja, et ega mul endal sellega selles mõttes probleeme ei ole, aga mõtlen, kui üleüldiselt näiteks ongi mingi noorem juht, kes nii-öelda vaatab, et okei, võib-olla ma väldin ikkagi seda olukorda, et aga muidu ma ei oska midagi niimoodi, ma ei oska tuua välja negatiivseid asju. Ei, sa võib positiivseid ka tuua ei pea. Vaata, tüüpiline eestlane kohe tahab negatiivseid. Mis on puudu? Jah, aga meilt on tegelikult küsitud seda, et võiks teha ühe selle juhtide klubi ürituse moe ja aksessuaaride ja toitumise teemal ja minu arust see on väga huvitav, sellepärast et tegelikult minule meeldiks ka olla juhtide hulgas, kus on väga kirju seltskond, eks ju, et on nii ja naa, näed igasugust moesuundi ja erinevaid isiksusi ja see oleks väga põnev, aga tegelikult reaalsus on ikkagi see, et kui lähed sõltuvalt siis teemast, aga et sa lähed sinna, ütleme, üritusele või konverentsile kohale, et seal on väga sarnased inimesed, eks ju, et nad kõik arvavad, et ma nii pean olema, on ju, et isiksusena ei tohi ja kui sa siis paned mingi, ma ei tea, paned punase salli kaela, siis keegi ütleb, et issand jumal, kuhu ta tuli küll ometi, eks ju. Et tegelikult näed sa seda, et ikkagi seda puuga löömist on või julgetakse olla nagu isiksused ja näidata ennast siis selle juhina nagu sisemiste väärtuste põhjal, aga mitte niivõrd nagu seda välist püüda sobituda mingisugusesse boksi, karpi, kolmnurka. Ma pigem arvan, et seda väga ei ole jah, et iga inimene tuleb, eriti nagu juhina, et sa tuled nii nagu sa mõtled, võib-olla väga värvikana, et tegelikult ikkagi see toon üldiselt, kui sa lähedki kuskile konverentsile või kuskil käid, et siis tegelikult see on suhteliselt sihuke tagasihoidlik ja konservatiivne, et inimesed ikkagi pigem, ma arvan, et see on ikkagi teadlik, on ju, et sa pead nii-öelda kandma sellist rolli, et kindlasti on see, ega sellest me oleme teadlikult ka kuskilt kopeerinud seda nii-öelda, et kuidas me nii-öelda tuleme ja välja paistame, et me üritame alati olla ju viisakad, et väga nii-öelda tõsiseltvõetavad, et kui sa võib-olla mõtled, et sa tuled seal mingi väga värviliselt või panedki oma punase salli, siis sa kohe eristud, on ju, siis inimesed hakkavadki nagu jälle mõtlema ja nagu meile meeldib ka, on ju, me hakkame kohe hinnanguid andma, on ju, et mõtlema, kas see siis on õige või vale, on ju. No
muidugi mängid sa selle ideega ka vahele, et ja lähen ja ärritangi meelega, et paistangi silma ja olengi keskpunktis. Vist teadlikult niimoodi selles mõttes ma arvan ei ole, et aga viimane kord oli väga huvitav, kui ma läksin koolitusele ja mul oli nagu selles mõttes Bordeaux punane pükskostüüm ja siis küll üks meesterahvas tuli ja ütles, et oi, väga julge valik, aga tegelikult see oli suhteliselt konservatiivne ikka, et ta ei olnud niisugune nagu silmapaistev, et aga ikkagi jah, et selles mõttes ma vahest ikkagi, kui mulle nagu meeldis see Bordeaux punane, siis ma ikkagi nagu selles mõttes ja kui ma tunnen ennast sellest hästi, et siis ma nii-öelda, et noh, võib-olla päris siis mingi teise, võib-olla lillelise või mingi siuksega, noh, ma kindlasti on ju ei läheks jällegi, et eks see ongi niisugune tunnetuse ja piiri küsimus ja ka ilmselt tuleb see ka sisemiselt on ju, et kuidas ma tahan minna, kuidas ma ennast enesekindlalt tunnen, et kui ma hakkan kahtlema, et kas see näiteks lilleline on nagu ikkagi okei ja kuidas ja mis teised mõtlevad, vot siis juba tekib see, et okei, pigem valis midagi konservatiivsemat. No ma kujutan ette küll, muidugi me võiks nüüd teha samal teemal podcasti meesjuhtidega, aga et ma kujutan ette, et neil on see tumesinine ülikond või noh, mis iganes see siis on, millega nad päevast päeva, eks ole, käivad, neid on võib-olla 5 eksemplari neil rippumas kuskil ja nad on alati noh, soliidsed ja sarnased, on ju. Et kui suur on naisjuhi kostüümiladu kodus, et kas sa nagu, issand, ma sellega juba käisin eelmisel konverentsil, et ma nüüd pean midagi uut otsima endale, et palju nagu seda reaalsust on? Ma Või on arvan, see et 3 Chanel'i ja teeb asja ära ja ei ole siin rohkem vaja midagi? kindla peale minek on ju, et 3 kindlat. Selles osas kindlasti mul ei ole seda, et ma sama asja näiteks seal või seal ei kanna või ei lähe või mul on pildid nendega juba olemas, et kindlasti seda nüüd niimoodi ei ole, et aga kindlasti mingitel hetkedel on see ilmselt rohkem mõttes, kui on ju meestel on lihtne, on ju, et käid sama ülikonnaga ja vahetad särke, on ju, et siis võib-olla ma arvan, et ma vähemalt ei ole märganud, et naisjuhid, noh, on sama niimoodi, et käin kõik 5 päeva ühe kostüümiga, aga vahetan on ju selle särgi ära, et ma arvan, et naistel on jah, pigem nagu rohkem see teema ja ikkagi nagu rohkem neid riideid ja valikuid, mis me siis endale tekitame. Ja sellepärast peavadki naisjuhid saama rohkem palka, on ju? Jah. Sinnani me tahtsimegi jõuda, et mis palgalõhest me siin Eestis räägime, naisjuhid peavadki rohkem palka saama. Ene küsib, et kui kerge on sobitada ja liikuda juhi rollist, naisjuhi rollist tööl lihtsalt naispartneriks pereringi, et kui palju sa pead ennast ümber häälestama, juhtub sul seda ka, et jõuad koju ja unustad ära, et korraldusi enam ei tohi anda. Juhtida ei tohi enam, jah. Ma arvan, et pigem mul see nii-öelda vahetus või see tegelikult on loomulik, et mul ei ole kodus väga, et mul on kohe nagu selline, et ma ei tunneta jah, et mul on nagu sellega raskusi või et teine pool ütleb mulle, et kuuled, et tule nüüd töörollist välja, et seda ei ole olnud jah, et pigem mul ongi see, et kui sa lähed koju, et siis sa tahadki ise lihtsalt nagu natukene nii-öelda rahulikumalt olla ja öelda ja mõelda nagu, et sind nagu aktsepteeritakse nagu rohkem nii-öelda vabamas vormis, et selline nagu vabam vorm, et tööl on ikkagi mingisugune nii-öelda roll selles mõttes, et ei saa tunda ennast nii nagu kodus, et selles mõttes mul pigem on lihtne nagu sellesse, et ei ole olnud nagu niisugust murekohta. Kas sa oled tippjuht? Ma arvan, et ma ei ole veel. Aga tahad olla? See on meil alati küsimus olnud, et millal tippu jõutakse, millal juht tunneb seda, et nüüd ma olen tipus.
Jah, see tunne ilmselt peab tulema, et aga mul arvan, et ma ise veel käin nii-öelda seda teekonda ja alati, kui on võimalik kuskile kõrgemale nagu pürgida või ka selle vastutuse osas mingi suurem vastutus või see, kuidas see nagu suhestub, on ju, et siis ma kindlasti ennast täna nii-öelda tippjuhiks ei pea, vaid olen sinna teel. No üks asi, mida sa Eesti juhtidele, nii naistele kui meestele, nii noortele kui vanematele ütleksid, et tead, ärge seda enam tehke. Et selle aeg on läbi. Ärge enam seda tehke. Ärge eeldage ja sildistage, et selles mõttes, et on see, et sul tekib mingi esmamulje, on ju, ja sa kohe nagu mõtled sellele, et okei, et see inimene on selline või see on selline, et see on kuidagi ka ajalooliselt ilmselt nagu kaasa tulnud või on see lihtsalt inimeste eripära, et me hakkame kohe nii-öelda hinnanguid ja andma ja sildistama nii-öelda, et pigem mul endal on alati tekkinud see huvi, et see inimene on näiteks huvitav, et ma tahaks teada, on ju, et mis on tema mõtted, mis on tema mõttemaailm, kuidas ta selleni jõuab, et see on nagu huvitavam kui see, et sa kohe annad inimesele nii-öelda hinnangu ja paned mingi sildi külge. Sa oled ühe teemakäsitlusena siin varasemalt välja käinud, et juht kui tasakaalustaja, et me oleme nüüd tegelikult sellest tasakaalust siin 57 minutit rääkinud, et mida see tasakaalustaja roll sulle isiklikult tegelikult isiklikult ja tööalaselt siis isiklikult tähendab? Eks see ongi, et see tuleb hoida nii-öelda seda, et sa ei lange äärmustesse, on ju, et see äärmustesse võib-olla langemine on nagu alati see, mis viib selle nii-öelda välja, et sa üritad ka, et kui su töötaja tuleb ja tal tekib nagu niisugune äärmuslik olukord, et ta ongi väga negatiivne ja nii-öelda võib-olla sul on vaja on ju sellest ta välja tuua nii-öelda, et ta ei oleks nii negatiivne, et püüad talle valgustada ja peegeldada seda positiivset poolt nendest asjadest ja et ilmselt see ongi nii-öelda see tasakaalu leidmise koht, et kus sa üritad ikkagi see, kes üritab seda tasakaalu nii-öelda välja lüüa rivist, et sa ikkagi nagu näitad seda teist poolt ka, et muidugi tihti on see raske, et ennast lööb ka mõnikord mõned asjad, kui palju asju kuhjub, on ju võib-olla palju probleeme, millega sa pead hetkel nii-öelda tegelema, et see kindlasti võib sind hetkeks nii-öelda tasakaalust välja lüüa, et aga tähtis on see, et sa ikkagi lõpuks sinna nagu vormi tagasi tuled, et see on täpselt nii eraelus, kui see on ka nii-öelda tööalaselt, on ju, et eraelus ka vahest kuhjub asju, on ju, võib-olla tööde list läheb suureks või mis iganes põhjused need on, et sa pead leidma ikkagi selle tasakaalu ja tooma sinna tagasi, et kui sa oled nagu tasakaalus, siis sealt nagu tulevad nagu need head stabiilsed tulemused. Ene veel küsib, et kui suured erinevused on põlvkondade vahel ja kui kerge või raske on nendega koos töötada. Me enne rääkisime nendest erinevatest põlvkondadest põgusalt ka, aga võib-olla sul on lihtsalt mõni hea soovitus anda teistele juhtidele, sest vanemaealised ei kao kuskilt tööturult ära ja nooremad tulevad aktiivselt peale, et see on ka selline igikestev protsess tegelikult. Ega sõna sellel ongi nii-öelda kohanemine ja selles osas aktsepteerimine, et mul täpselt on sellised näited ja hetkel meeskonnas ka olemas, et ongi vanem generatsioon, et temal on nagu need omad põhimõtted ja asjad, mis on ikkagi nagu juurdunud ja paigas, on ju, et sa väga lihtsalt neid nii-öelda ei muuda, on ju, et lihtsalt sa pead vaatama, kuidas see töö kontekstist nagu sobib, on ju, ja kuidas see töö tulemustele mõjutab, et ja muidugi noorema generatsiooniga kindlasti on see, et neil on ju oluline, on ju see, et sa neid toetad ja näitad nagu suunda, on ju, et aga samas jah, neid peab palju rohkem toetama alguses kindlasti, koolitama palju, aga lihtsalt see väärtus tuleb ka hiljem, et kindlasti juhina nii-öelda kohaneda nende erinevustega siis nii-öelda ja aktsepteerida neid ja muidugi tuleb alati vaadata, et kui meeskonnas, et kas ta üleüldiselt nagu sobib selles mõttes kokku, on ju, et kui väga eri suunas hakkab asi liikuma ja kui üldse nagu see hakkab segama nii-öelda see
generatsiooni põhimõtted mingisuguses ametis võib-olla on ju, et noh, siis võib-olla on lihtsam ikkagi leida nagu see õige inimene sinna. aga ja kui sa nüüd tulid siia podcast'i, oli sul äkki midagi, mida sa õudselt tahtsid ära öelda, aga ma ei taibanud küsida sult, et sul on nüüd see võimalus veel siia lõppu võimalus öelda. punkt panna. Ja mul on lihtsalt kindlasti see, et naisjuhid on lahedad ja nad võiksid rohkem nii-öelda selles osas välja paista, et ka nii-öelda täna ikkagi vahel otsid neid nii-öelda, kui tahad kellegi kohta midagi kuulda, lugeda, ka see kogemuste jagamine ja see, et on tore, kui naised on julgemad nii-öelda oma kogemust ka jagama. väga hea. Tulge kõik naisjuhid ja meesjuhid ka meie kogemuskohtumistele. Esimese pakume teile kusjuures eriüritusena rahvusvahelise networking'u Ukraina ja Gruusia kolleegidega välja 22. aprillil restoranis Jet õhtul kell 6. See on meil siis Connecti sarja eriüritus ja 29. ootan teid taas kõiki meie kogemuskohtumisele, sel kord Uuskasutuskeskusesse, kus on ka põnevad lood ja põnevad kogemused juhtimisest, nii et võimalusi üksteist leida ja arutada ja kogemusi jagada on palju. Aitäh, Merike, sulle neid kogemusi siin avameelselt ja sisukalt meiega jagamast. Soovin sulle ilusat kevade ootust Eestisse ja kohtume järgmistes podcastides neljapäeviti kell 12 meie digitaalses toas. Aitäh!